Kas sul on olnud mõni selline haigus, mille raviks su arst sulle antibiootikume välja on kirjutanud? Ütleb, et nüüd võtad neid 10 päeva järjest ja ravikuuri ei tohi pooleli jätta. Okei, hakkad võtma, juba paari päeva pärast hakkab parem, mõtled, et okei, kõik on korras, mis ma neist ikka enam võtan? Aga ei. Miks ei tohi siis antibiootikumi kuuri pooleli jätta? Selleks, et vastata sellele küsimusele, peame alustama hoopiski kaugemalt, nimelt bakteritest. Sest just bakterid on need pisikesed organismid, mille raviks antibiootikume kasutatakse. Mis need bakterid siis on ja millised nad välja näevad? Bakterid on väga lihtsa ehitusega. Sarnaselt taimerakkudele on neil rakukest, aga erinevalt taimerakkudest on selle peal omakorda ka limakapsel. Rakukeste all on veel omakorda ka rakumembraan ja rakumembraanist tuleb välja ka piilid. Piilid on natuke nagu käed. Need aitavad bakteritel pindadele kinnituda. Ja lisaks on bakteritel ka sekspiilid, mis aitavad omavahel geneetilist infot jagada. Muud membraanidega ümbritsetud organellid nagu mitokondrid, tsütoplasma võrgustik või Golgi kompleks bakteritel puuduvad. Ehk kogu vajalike ainete tootmine toimubki kas tsütoplasmas või rakumembraanil. Bakterirakkudel pole ka tuuma. Seepärast kutsutakse neid ka prokaryootideks ehk eeltuumseteks. Okei, tuuma pole, organelle pole. Mis neil siis üldse on? No, ribosoomid on ikka, sest ka bakterirakus on vaja valke sünteesida. Aga need pole ka samasugused nagu taime- ja loomarakus, vaid on veidi väiksemad. Kusjuures enamik antibiootikume, mis meil on kasutuses, on suunatud just bakterirakkude ribosoomide töö halvamisele, misjärel bakterirakkud ei suuda eluks vajalikke ülesandeid täita ja surevad. Ja no miski peab ju rakku täitma, nii et tsütoplasma on ka ikka olemas. Ja kuigi tuuma bakteritel ei ole, siis pärilikkuse ainet on siiski. Vähem kui loomarakkudes, aga natuke ikka. Tavaliselt on bakterirakkus ainult üks DNA molekul, mis on seotud valkudega, moodustades rõngakujulise kromosoomi ehk üllatus, rõngas kromosoomi. Nagu ka looma- ja taimeraku DNA-s sisaldub bakteriraku DNA-s kogu elutegevuseks vajalik info. Aga lisaks rõngaskromosoomile on bakterirakkudes veel ka väikseid DNA-rõngaid. Neid kutsutakse plasmiidideks. Tavalistes tingimustes bakteritel neid vaja ei lähe, aga nad võivad anda mõne uue omaduse, mis võib kasulikuks osutuda, kui keskkonnatingimused peaksid kiiresti muutuma. Näiteks kui mõni haigus tekitav bakter on meie organismis levimas ja hakkame antibiootikume võtma. Antibiootikumid on bakteritele surmavad. Kui antibiootikume hooletult kasutada, näiteks kui jätame ravikuuri pooleli, siis osad bakterid jäävad ellu, õpivad antibiootikumidega toime tulema ja muutuvad selles suhtes resistentseks, ehk antibiootikum enam ei tööta. Siinkohal muidugi see õppimine ei tähenda, et bakterid loevad raamatust, kuidas antibiootikume kahjutuks teha, vaid see õppimine tähendab pigem seda, et ellu jäävad need, kes on paremini kohastunud. See võib toimuda 2 viisil. Esiteks, nagu teame, on bakteritel väga lühike eluaeg ja nad võivad poolduda tunni aja jooksul lausa mitu korda. Pooldumiseks peavad nad oma DNA-d kahekordistama. Selle käigus tekib aga vigu ehk mutatsioone. Kuna baktereid ja mutatsioone on palju, siis tõenäosus, et mõni mutatsioon aitab antibiootikumidega toime tulla, on üsna suur. Kui mõnel bakteril selline mutatsioon on tekkinud, siis nende arv kasvab kiiresti. Resistentsus võib tekkida ka teistmoodi. Näiteks kui plasmiidis tekib mutatsioon. Plasmiide saavad bakterid omavahel jagada. Ehk põhimõtteliselt, kui ühel bakteril on resistentne plasmiid, siis ta saab seda teistele bakteritele üle kanda. Just nagu ühel bakteril oleks mata kodutöö tehtud ja ta lubab teistele enda pealt maha kirjutada. Meile on see muidugi kahjulik, kuna peame leidma üha uusi antibiootikume. Kahjuks neid ei suudeta nii kiiresti toota, kui uusi resistentsete bakterite tüvesid tekib. Bakterite seisukohast on see aga väga kasulik omadus, mis on neil võimaldanud ellu jääda meie jaoks ebasõbralikes tingimustes. Tegelikult on bakterid ühed üsna hämmastavad organismid. Näiteks nad liiguvad väga kiiresti. 1 sekundi jooksul suudavad nad edasi liikuda 100 enda kehapikkust. Mine õue, pane stopper käima ja proovi, mitu enda kehapikkust sina suudad sekundi jooksul edasi liikuda.
paar sammu heal juhul. Sellise vahemaa läbimise jaoks on vaja ülisuurt kiirust ja selle annab neile viburi liigutamine ja piilid, mis aitavad pindadele ja rakkudele kinnituda. Veel suudavad bakterid moodustada spoore. Näiteks kui elutingimused järsku lähevad liiga ebasobivaks, näiteks liiga külmaks, liiga kuumaks või näiteks liiga kuivaks, siis bakterirakk tõmbab ennast tugevasse kapslisse ja on seal nagu poolunes. Põhimõtteliselt on ta nagu päris tüütuks läheb, davai, ma poen põhku ära. Äratage mind üles siis, kui jälle normaalne on. Ehk spoorina on bakter elus, aga kulutab eluks minimaalselt energiat ja sellise spoorina suudavad bakterid elada aastaid. Ja kui elutingimused paranevad, siis nad ärkavad taas ellu ja hakkavad tegutsema ja paljunema. Minu jutust on nüüd jäänud võib-olla mulje, et bakterid on nii kole kurjad ja pahad. Tegelikult on baktereid meile väga vaja. Näiteks juba ainuüksi meie kehas on rohkem bakterirakke, kui meil on oma rakke. Bakterid aitavad meil seedida toitu, mida me ise ei suuda seedida ja aitavad meid ka kaitsta haigustekitajate eest. Nagu ka minu näites, kipume ikka keskenduma sellele, kuidas haigust tekitavatest bakteritest vabaneda. Kuid samal ajal on oluline meeles pidada, et näiteks antibiootikumid mõjuvad ka nendele bakteritele, mis tegelikult on meile head. Seega tasub antibiootikumidele lisaks krõmpsutada ka probiootikume, mis aitavad just meie seedesüsteemis elavaid meile kasulikke baktereid alles hoida. Võtame nüüd olulisema kokku. Bakterid on lihtsa ehitusega. Neil on limakapsel, rakukest, rakumembraan, tsütoplasma, ribosoomid, rõngaskromosoom, plasmiidid, piilid ja vibur. Bakteritel puuduvad membraansed organid nagu mitokonder, kloroplastid ja Golgi-kompleks. Bakterite poolt põhjustatud haiguste raviks mõeldud antibiootikumide kuuri ei tohi pooleli jätta, sest see soodustab antibiootikumi resistentsete tüvede tekkimist. Bakterid on olulised kaaslejad meie organismis, aidates meil toitu seedida ja haigustekitajatega võidelda. Aitäh vaatamast ja elame veel!